poolt. Mina siis töötan teatris NO99 ja ma saan aru, et minu siia kutsumise põhjused on kahetised. Üks see, et kui siin üldiselt räägivad inimesed, kes teavad asjadest, siis mina peaksin rääkima lihtinimese positsioonilt ja teadmiste tasemel pigem tundlema. Ja teine põhjus, mis kumas ka siis kutse taga läbi, on see Ühtse Eesti projekt ja uskumus, et me Ühtse Eestiga kogusime hästi palju informatsiooni salajast, mis on siis praegusel hetkel õige aeg letti lüüa, sealhulgas ka sundparteistumise kohta. Tõepoolest, mõningast infot meile anti ja ma ei oska öelda, kui avameelsed meiega oldi, sest sageli alustati meie kui teatriinimestega kõnelemist positsioonilt, kas te teate, kes on Siim Kallas. Kui selgus, et seda me teame, siis tegelikult räägiti päris lahtiste kaartidega ja võib-olla isegi ausamalt kui ajakirjanikega teinekord. Ja räägiti igasugustel teemadel, muuhulgas ka sundparteistamisest. Kuna see ei olnud päriselt meie ettevõtmise fookuses, siis mitte väga palju. Üks sots tõi küll näite, kuidas Narvas ühe kooliõpetaja abikaasa astus sotside ridadesse, pärast mida kooliõpetaja vallandati. Aga rohkem sellel teemal väga palju pikemalt ei peatutud. Aga ma räägiksin 3 sundparteistumise fenomenist, mis Ühtse Eesti retseptsioonis meie jaoks siis läbi kumasid. Esiteks, kui me selle mõttega töötasime, siis me mõtlesime, mis formaadis me selle välja pakume. Ja lõpuks jäi siis see, et me kuulutame, et on olemas selline kodanikualgatus, millest võib-olla saab erakond. Ja ka suurkogu oli siis üles ehitatud sellele, et me praegu ei ole erakond, aga võib-olla suurkogu lõpuks me oleme erakond. Ja see on lausa uskumatu meie enda jaoks, kuivõrd palju see küttis kirgi ja kuidas isegi väga intelligentsed inimesed tõesti uskusid, et 12 näitlejat pluss veel paar inimest võivad tõsiselt võetava partei asutada, mis minu arvates ei ole mitte kiitus meile, vaid näitab erakonna mõiste devalveerumist Eestis. Ma mäletan, kuidas päev enne suurkogu toimumist me saatsime ühele suurele Eesti päevalehele artikli, mis pidi ilmuma päev pärast suurkogu ja kus me siis tunnistasime üles, et miks me kunagi erakonda ei tahtnud asutada, mille peale selle päevalehe arvamustoimetaja helistas mulle ja küsis, ega ma nalja ei tee, ega ma ei manipuleeri temaga, ega ma talle tünga ei tee, kas see on tõesti tõsi, et ei asuta erakonda. Ja kui ma kinnitasin, et see on nii meie sõpruse nimel, siis ta lubas, et kui tavaliselt üks artikkel läbib väga erinevaid ametkondi ajalehes, toimetajad, korrektorid ja nii edasi, et siis seekord ta hoiab selle hästi salajas, et see info kuhugi ei tilguks, et erakonda ei moodustugi. Ja see on minu arvates sellise sundparteistamise esimene näide, see, et partei formaat on niivõrd üle fetišeeritud Eestis, et selleks, et sa ühiskondlikult olulistes asjades tahaksid sõna võtta, siis sa pead võtma endale partei formaadi või muidu oled sa lihtsalt kloun. Teiseks sundparteistamise fenomeniks nimetaksin ma sõnumi sundparteistamist. Kui me alustasime selle projektiga, siis mitte keegi ei uskunud, et me räägime enese eest. Tähendab kindlasti usuti, aga kohe hakati mõistatama, keda me esindame tegelikult. Esimesena muidugi Max Kaur, tegi avalöögi nagu alati ja arvas, et meie taga on Ilves ja Kadriorg. Siis tulid süüdistused, et hoopis Reformierakond, sest me saame raha Kultuuriministeeriumilt, mida valitseb Reformierakond. Käisid läbi ka IRL, ka sotsid, kuna me oleme ju kultuuriinimesed ja nii uskumatu, kui see ka ei oleks. Me nägime väga palju vaeva, et mõni jääks ka uskuma, et Keskerakond võib meie taga olla ja isegi seda usuti. Ja see on ka jätkunud ka pärast suurkogu, kus me enda arvates püüdsime siis oma karma puhtaks pesta. On Edgar Savisaar oma blogis ja Ivo Rull erinevates vestlustes on arvanud, et me mõnitasime Reformierakonda, teised arvavad, et see oli suunatud Keskerakonna vastu, jällegi on arvatud ka, et IRL-i, sotside, kellegi vastu peame olema. Ja see ongi siis selline sõnumi sundparteistamine, et sa ei saa rahulikult rääkida enda eest, kohe arvatakse, et sa esindad kellegi teise huve peale iseenda. Kolmandaks, millega me tõesti ka kokku puutusime, selle teemaga küll riivamisi, on lihtsal inimlikul tasandil see küsimus, kui ma tahan jätkata oma tööd, asi ei ole isegi karjääris või karjääri tegemises, kui ma tahan jätkata oma tööd ja mind seatakse valiku ette, et ma pean parteisse astuma, mida siis teha? Siin on muidugi ka mitu tahku, näiteks Tauno Kangro juhtum,
Kas seda lugeda sundparteistamiseks ja tunda kaasa, minu arvates on tegemist antud juhul lihtsalt vastastikku kasuliku ahnusega. Küll aga küsimus ikkagi, mida siis tavaline inimene peaks tegema sundparteistamise vastu. Ja nagu öeldud, ega vastuseid ei ole, on ainult tundlemine, aga on üks, te kindlasti kõik olete kuulnud ja naernud Lääne-Eurooplaste üle, kes küsivad, et kui teid küüditati, miks te politseinikke ei kutsunud. Aga tegelikult tekib sama küsimus, et kui sind sunnitakse parteisse astuma, miks sa politseid ei kutsu. Ja muidugi see on, ma tean, et see on naiivne ja piinlik on isegi seda kõva häälega öelda, aga selline kodaniku julguse küsimus oli meie jaoks väga oluline. Julgus sellest, et rääkida ise enda eest ja julgus siis ka muuhulgas selles osas, et astuda sundparteistamise vastu. Nii et kui kokku võttes Ühtse Eesti kogemus, siis võib öelda, et poliitilisel tasandil meil ei mulje, et Eestis valitseb selline psühholoogilise seisundina hüsteeria, mitte küll väga dramaatilisel moel, aga siiski oli ikka väga palju hüsteeriat just nimelt selles osas, keda te esindate, mida te tegelikult öelda tahate, mida te tegelikult saavutada tahate. Ja teise psühholoogilise tasandi või seisundina lihtinimeste tasandil on ikkagi hirm. Ja kui hüsteeria vastu on olemas erinevaid ravimeid, erinevaid parandusasutusi, siis mis aitaks hirmu vastu, seda ei oskagi öelda. Aitäh!